kindlasti oli sellest koolitusest ikka väga palju kasu. Selles mõttes oli see koolitus oluline, et me kõik tegelikult peame kogu sellest juhtimisstruktuurist ja vastutusest ühtemoodi aru saama. Juhtimine ei ole ühepoolne protsess, vaid mitmepoolne protsess. Juhtimise puhul peavad vastutuse võtma nii juhid, aga kui ka need, keda juhitakse. Ja see, kui ütleme, minu meeskond saab aru nendest juhtimistasanditest, ma ei räägi käsutasanditest, vaid just nimelt juhtimistasanditest ja sellest, et võib-olla kõige kõrgem juht vastutab selliste laiemate eesmärkide täitmise eest ja samal ajal tal on oma meeskond, kes peab nii-öelda ühes suunas painduma, nagu sa koolitusel ütlesid. Ja samal ajal igal keskastme juhil on jällegi vastutus mingi konkreetsema osa eest ja temal on oma meeskond ja tal on vastutus selle eest, et see meeskond mõistaks, kuhu organisatsioon liigub ja samal ajal need meeskonna liikmed tunnevad ka vastutust selle eest, et nad aitavad oma juhil eesmärke täita ja painduvad selle oma meeskonna poole. Mind kõnetas kõige rohkem see meie ja nemad teemad või mina ja nemad, sest tõepoolest väga tihti on see, et mis nüüd mina, et nemad otsustasid, mina pean seda täitma, tegelikult see pole üldse minu ülesanne on pisike ja ma tegelikult laiemalt nagu ei peagi kaasa mõtlema. Samas, kui me räägime akadeemilisest organisatsioonist, siis ma toongi näiteks üliõpilaste saamine. See on tegelikult igaühe meie vastutus see, kuidas me räägime, kuidas toimub meil õpetamine, kui hea on meil õppida, missugused on võimalused ja nii edasi. Tegelikult me kõik saame aidata kaasa sellele, et täita suurt eesmärki, mis meie puhul on siis tudengite saamine. Väga huvitav ja väga hinnati seda mängu, sest see oli täiesti ootamatu olukord. Minu meelest see tekitas elevust. Sest vaata, sellised paberi peal täidame, mõtleme, arutame, esitame, need on sellised tüüpilised asjad. Aga selline mäng, kus tegelikult sa isegi ei tea, mida sa tegema pead, kus sa alustama pead, sa sattusid nagu päris elulisse olukorda, kus tekib ootamatu olukord, sa pead suutma reageerida, sa pead vaatama oma kaaslastega hakkama saama. Sealt tulevad välja nii-öelda sellised liidritüübid, tulevad välja inimeste reaktsioon keerulises olukorras, eks ju. Et selles mõttes oli väga huvitav ja minu jaoks oli isegi, ma arvasin, et võib-olla osa kollektiivist tunneb ennast halvasti ja ütleb, et see mäng oli neile nagu raske või tekitas ebamugavust, aga tagasiside oli vastupidi, nad tõid seda välja kui kõige põnevama nii-öelda tegevuse selle koolituse jooksul. Mis sinu koolituste puhul on hästi hea, on see, et sa lood segameeskonnad. See tundub inimestele natuke ebamugav, sest tavaliselt kogunetakse mugavatesse meeskondadesse inimestega, keda sa usaldad rohkem, kellega sa oled harjunud suhtlema, aga selline meeskondade laiali löömine tekitab väikese ebamugavustunde, aga tegelikult pärast on inimesed väga õnnelikud, sest nad läbi selle mingisuguse ülesande õppisid üksteist paremini tundma ja nad avastavad teiste inimeste väga olulisi väärtuseid. Kui nad oma meeskonnas töötavad, siis nad tegelikult juba teavad suures osas, mida keegi meeskonna liige arvab, mida ütleb, mida mõtleb. Aga kui nad on nii-öelda laiali paisatud, siis nad kuulevad täiesti teistsugust arvamust. Ehk ühe organisatsiooni sees on tekitatud sellised, ütleme, arvamuste paljusus.